Tere, armsad! Tore olla koos pühapäeval jälle. Tervitan teid kõiki ja tervitame ka neid, kes kuulavad meid ja vaatavad veebi vahendusel pärast. Tore on olla koos jälle. Ja kaunis sügis ja kaunis pühapäev. Ja täna on meil tulemas jälle väga põnev teenistus ja võib-olla ka natuke teistmoodi. Nii et alustame Jeesuse nimel. Meie kuu teema seekord on olnud lõimumine. Ja ma tahan lugeda Pauluse kirjast roomlastele 12. peatükist, alates 9. salmist kuni 18. Armastus olgu siiras, kurjast hoidudes kiinduge heasse. Venna armastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Teeninge issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge neetke. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Olge omavahel üksmeelsed. Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka. Ärge olge endi meelest targad. Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. See on Jumala sõna. Jumal julgustab kogudust olema sõbralik ja hoolitsema üksteise eest ja hoolitsema ka nende eest, kes kogudusse tulevad väljastpoolt ja võtma vastu neid, kes tulevad. Ja kui me mõtleme, siis tegelikult kogu maailmas on igal pühapäeval ja ka täna neid inimesi, kes tulevad täiesti esimest korda kirikusse. Ja nad kogevad esimest korda seda, kuidas Jumala perekond koos käib. Nad näevad esimest korda, kuidas koguduses omavahel suheldakse ja mida siin üldse tehakse. Ja kogudus on Jumala perekond, kuhu Jumal liidab järjest ja järjest uusi inimesi. Ja uute inimeste jaoks see on esialgu täiesti uus kogemus. Aga lootus on, et sellest uuest kogemusest saab alguse üks teekond, uude ja muudetud ellu. Ja need inimesed saavad kogeda meeleparandust, pattude andeks andmist, uuesti sündi ja täiesti uut elu, mis algab. Ja täiesti kindel on see, et seda teekonda me mitte keegi ei läbi üksinda, vaid me teeme seda koos usukaaslastega. Me teeme seda koos, me ei tee üksi. Ja nii apostel Paulus ütleb, et püüdke olla külalislahked, olge rahutegijad, teenige, abistage, õnnistage ja tehke seda kõike siira armastusega. Ja issand lisab inimesi Kristuse ihusse ja meil on võimalus neid teenida. Ja see armastus on meis tulnud Jumala käest, see ei ole mitte meie iseenese jõust. Aga tõuseme ja jääme palvesse. Suur tänu, Isa. Me võime tulla jälle sinu ette sellel kaunil, rahulikul pühapäeval. Meil on rahu, meil on vaikus, meil on võimalus liikuda vabalt. Meil tõesti on kõik selleks, et tulla ja olla koos sinuga. Ja issand, sa oled meid ühte liitnud üheks. Me oleme üks ihu, üks pere, üks kogukond ja see on sinu töö, Jeesus Kristus. Sest sina oled meie pea. Sa oled meie pea ja sa juhid meid ülihästi. Sa juhid meid armastuses, sa juhid meid kõiges selles hoolivuses ja armus, mida meis endas võib-olla on väga vähe, aga sinu käest saame selle armu ja selle armuga me saame
saame teenida teisi ja olla üksteise jaoks olemas, nii nagu me just vajame. Õnnistage tänast teenistust ja kõiki neid, kes täna ka tunnistavad ja kes täna jutlustab meil Maiu ja kõik see, mida me siin koos teeme. Õnnista seda ja et me saame olla sinu ees tõesti rõõmus ja rahus. Amen. Puhasta oma vaimu tulega, kogudus, mis kutsub end sinu nimega. Põleta kõik ebajumalad, millega mind ümbritsenud taest tahtmata. Õpeta meid kuulama su häält, sest sina räägid uut iga päev. Puhasta oma vaimu tulega, kogudus, mis kutsub end sinu nimega. Põleta kõik ebajumalad, millega mind ümbritsenud tahes tahtmata. Õpeta meid kuulama su häält, sest sina räägid uut iga päev. Võta, jah võta meie enda õiged mõttelaadid. Vormi, jah vormi oma armastuse tules sa meid. Võta, jah võta meie enda õiged mõttelaadid. Vormi, jah vormi oma armastuse tules sa meid. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Sinu teed. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Jeesus. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Jeesus. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Et me näeksime, et me
issand, sind me igatseme vaid. Sinu ligiolus kõik muu saab tühiseks, sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muu saab väikeseks, sinu ligiolus vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma auga see paik. Tule oma hiilguses, et su au me näeks, issand, sind me igatseme vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma auga see paik. Tule oma hiilguses, et su au me näeks, issand, sind me igatseme vaid. Issand, sind me igatseme Kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled näinud algust uut? Kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud tänulaulu suust, mis seni ainult sajatanud? Kas oled kogenud armastust selle käest, kes ainult vihastanud? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see,
tunne hõisata, see on see, mis Jeesus teeb. Jalutu käia taas, seotu vabana, hüüda kõigile, olen vaba taas. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Ja Jeesus on elav ja väeline meie elus täna. Aga nüüd ma palun siia ette Merikese, kes tunnistab meile seda, mida Jumal on tema elus teinud. Tere! Ma ei ole nii suure rahva ees mitte kunagi tunnistanud. Ma teen teile tõesti rääkida, kuidas Jumal hoiab ja kaitseb ja varjab meid kõige raskemates olukordades ka. Vahetult enne Andra pulma ma sõitsin koju ja oli torm. Ja nägin, kuidas hakkas teelt langes suur kuusk vasakult poolt. Ja ma andsin järsu pidurduse, auto jäi seisma, kuusk patsatas mu auto ette. Läks aega mööda. Läksime Külliga, Küllit täna ei ole siin, ja läksime Külliga, et lähme putukaid vaatama. Läksime putukamajja ja ma teen paremat pööret ja järsku käis suur pauk. Ütlesin Küllile, et meile sõideti sisse, ma arvasin, et ma olen autost ilma. Ma olin täiesti šokis ja inimene, kes meile sisse sõitis, jäi meie juurde, täitis kõik paberid, asjad ära, sest et oli tegelenud lapsega ja ei pannud tähele, mida ma ees tegin. Ja auto on täitsa puru tagant. Käisin, vaatasin putukad ära ja läksime siis autoteenindusse ja siis saateti meid auto töökotta ja siis vaadati üle auto. Üksi pulgi sealt tagant kõik hästi hoolikalt ja siis öeldi, et kõik asjad, mis katki on ikka parandatavad. Et tänu Jumalale, et ta tõesti meid aitab ja kaitseb ja varjab meid igas olukorras, et meil juhtub asju, aga tema aitab meid. Amen. Aitäh, Merike, tõesti, Jumal kaitseb. Ja nüüd ma paluksin piiskop Valur, et ta räägib meile eilsest missioonikonverentsist. Jaa, suur tänu, Merike, sa said väga hästi hakkama. Ja see ongi meie igapäevane elu koos Jumalaga, et usaldame teda ja tuleme ka läbi raskete olukordadega koos temaga võitjatena välja. Aga jaa, eile oli siis Valgas missioonikonverents ja mul on hea meel, et ka siinne kogudus on oma nii-öelda südames kandmas ikka missionit ja missionitööd ja missionääre. Ja me olime 4, siis lisaks minule olid veel Toomas Suurorg ja Kai Maripuu, kes tavaliselt meie missionääre siin majas majutab, ja Teresa Lilleorg, nii et 4 olime Valgas ja meie keskel oli siis Inglismaalt sellel päeval jagamas julgustust, innustust, õpetust Kerri nimeline mees, kes on ka 90-ndatel Eestis käinud ja aidanud siin kaasa missionitöö tegemisel ja tema siis ka tuletas meelde neid olulisi piiblitekste. Ja üks nendest on teile paljudele tuttav, mida Jeesus ju palus ja mitte ainult ei palunud, vaid seda nimetatakse missioni suureks käsuks ka. Minge siis ja tehke jüngriteks, õpetades ja kuulutades. Ja eile oli tore näha, et EKNK-s on neid inimesi, kelle südames on mission ja missionitöö. Ja see oli päris muljetavaldav vaadata ja näha, kui palju 2025 aastal nüüd on juba missioni põllul nii siitpoolt sinnapoole, väljapoole Eestit läinud inimesi, aga
suurem hulk oli neid, kes olid tulnud väljapoolt Eestisse. Ja mõned nädalad tagasi meie oma armas koguduse liige Taavet Kütt osales missioonireisil Inglismaal. Ja nii et Taavet on juba missiooni maitse suhu saanud ja väga kiideti ja tänati toreda noormehe eest, nii et teile ka teadmiseks, et meie keskel on toredad noored inimesed, kes mõtlevad kaugemale kui ainult enda elu ja eks nad muidugi kuulutasid seal kogudustes ja tänavatel ja aitasid praktiliste töödega. Nii et igati tore oli näha, et just missioon on taas elavaks muutumas ja teile juba tuttavad Alan ja Alice, kes on siis EKNK-s ka rahvusvahelised missioonitöö koordinaatorid ja juhid, saadavad oma tervitused ja oma tänusõnad. Ja õige pea võime juba tervitada uusi missionäri meie keskel, nii et järgmine pühapäev, 5. oktoobril on üks grupp tulemas ka Saaremaale, 12 inimest hetkel minu andmetel. Ja me korraldame siis ka evangeelsed teenistused siinsamas Nelikaare kirikus pühapäeva õhtul 6:30, esmaspäeva õhtul 6:30, ja ka teisipäeva õhtul 6:30. Ja siis nad käivad ka Kuressaare tänavatel, teisipäeval külastame Südamekodu, nii et missioon kui selline ei ole kadunud, ta on olnud vahepeal sellises vaikses olekus meil küll, peab tõdema, aga nüüd on jälle tänu Alanile ja Alice'ile EKNK-s missioon tõusmas. Ja mul omal õnnestus eelmine suvi käia missioonireisil Gruusias ja see on üks paikades või maadest, mida EKNK on toetanud aastast 2008, kui siis oli ka seal sõjaolukord ja me siis läkitasime palju siit abi ka nendele ja sealt on jäänud sellised soojad suhted ja sidemed, nii et Gruusia on üks maadest, kuhu me oleme välja sirutanud ja toetame seal lastelaagrit ja noortelaagrit igal aastal rahaliselt ka ja kui õnnestub, siis oleme ise osalised ka seal. Nii et järgmine aasta saab ka olema üks missiooni aasta, nii et kes teie siin täna olete ja kannate oma südames ka seda missionit, siis võimalik, et avanevad uksed ja saate tulla ja anda oma nime ka üles ja ütelda, et ma olen kaasas ja tahaksin ka kas Inglismaale või Gruusiasse ja eks me praegu palvetame ja otsime ka neid paikasid, kuhu veel välja sirutada, nii et selline tore päev oli ja suur tänu osalejatele ka, Toomasele ja kes siin kõik olid. Nii et kandkem palves meie missionääre ja neid missionääre, kes on tulemas Eestisse. Ja mainisin, et see grupp, kes tuleb, ei ole ainuke. Nemad lahkuvad kolmapäeva hommikul ja juba reedel tulevad uued missionärid ja samamoodi Inglismaalt ja nad osalevad meie noorte õhtul ja jagavad siin siis tunnistusi ja teenivad meid siis pühapäeva hommikul 12. siinsamas Nelikaare kirikus ja ka peale lõunat Muhus. Nii et me saame kuulda ja näha seda ka, mis toimub laiemalt kui ainult siis meie keskel ja eile missionikonverentsil ka tuli esile, et see missionipõld nagu koosneb teatud mõttes 3 sellisest sektorist. Üks on Jeruusalemm ja see Jeruusalemm on siis see paik, kus meie elame. Täna meie oleme siin Kuressaares ja meie jaoks on nagu see Jeruusalemm, see Kuressaare. Aga seal on veel Samaaria, eks ole, mis oli väljapool Jeruusalemma, mis tähendab siis seda, et ka natuke laiem kui ainult Jeruusalemm on ka see missionipõld. Nii et ka meie hulgast võime öelda, et Taavet on käinud nagu Samaarias ka ära ja Inglismaal ja mina Gruusias. Ja siis on kogu maailm ja see on selge, et osad inimesed kannavad oma elus sellist kutset, mis tähendab, et minna ka väljapoole Euroopat ja oli eile ka südant soojendav kuulda ja just mis puudutab meie uut generatsiooni, kus üks noor neiu on kandmas oma sees sellist igatsust just nimelt minna väljapoole ja täna ta on
asunud õppima ka ettevalmistuskooliks, mis on ka meie partnerite EELIM organisatsiooni poolt korraldatud. Nii et töötegijaid valmistatakse ka ette. Sest me teame, et see, mida Jeesus ütles, et minge kõike, see ei ole asjata öeldud. Sellel on ikkagi sügav sisu sees. Sest Jumala sõna ütleb, et ta armastab kõiki inimesi ja tema soov on, et kõik inimesed tuleksid päästele. Aga kuidas inimene kuuleb, kui ei ole kuulutajat? Ikka on vaja kuulutajat, ikka on vaja neid mehi ja naisi, kes tõusevad ja lähevad, viivad hea sõnumi. Ja ma usun, et siit kogudusest ka me oleme juba läkitanud tegelikult palju inimesi, võiks öelda Samaariasse, eks ole, kui te mõtlete kõigile nendele noortele, keda me oleme läkitanud Eestimaa erinevatesse paikadesse ja kes täna teenivad erinevates linnades. Mitmed nendest on teatud tööarude juhid. Ja see on olnud meile ka üheks õnnistuseks, et olla kaasas missionitööga. Ja kes teab, võib-olla ka siin on meie hulgas inimesi, kelle elutee viib kaugemale kui Samaaria ja kohtame võib-olla, kes teab, Aasias või Lõuna-Ameerikas või Aafrikas, ei oska arvata. Aga on inimesi, kellel on missionitöö eriti südames. Ja kui me ei saa ise minna või kuskil olla, siis üks võimalus on ju see, et me oleme alati andnud ka oma panuse ressursside näol, mis tähendab seda, et sa oled juba tegelikult ka kaasas sellega, kui sa toetad missionitööd. On see siis sinu palve või teatud summa ja meil on iga kuu 3. pühapäev olnud missioni korjandus, millega me oleme toetanud missionäre. Nii et südamest tänu teile igale ühele tegelikult, et te olete ühel viisil kaasas ja toetate seda ja loodetavasti saame üha enam ja enam hakata kuulama ka missionääre siit meile jagamas neid lugusid, mis on juhtunud kas siis Jeruusalemmas, Samaarias või maailma otstes. Aga igal juhul missioon on elamas ja kui sina tunned oma südames, et sa tahaksid kaasas, sa võid julgelt nagu mulle märku anda ka sellest, et see ei jääks kuskile vaka alla, vaid ikka saaksid oma ande kasutada. Nii, aga nüüd ma annan siis mikrofoni tagasi Andrele. Aitäh! Ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina tunnen, et ma vajan pidevalt sellist innustust ja nüüd ma juba läheksin kuskile ja nüüd ma juba teeksin midagi. Aga seda innustust on vaja jälle uuesti ja uuesti, sest kuidagi ajaga see asi vaibub jälle maha. Nii, aga nüüd me saame teha midagi koos ja ma palun siia Aini, kes juhatab meid vabatahtlikul ohvriannil. Tänu Jumalale inimeste eest, kes lähevad välja. Aga missioni alus on ju Jumala armastus ja ligimise armastus, on ju. Ja teate, et Jumal on sidunud ka andmise ja ligimise armastuse. Et võib-olla pole palju kuulnud sellest, aga see on väga huvitav, on ju. Piiblist me näeme 2. Korintuse 8:7. Seal räägitakse Jeruusalemma korjandusest. Ja seal on kirjas: aga otse, kui te kõiges olete rikkad usus ja sõnas ja tunnetuses ja kõiksuguses usinuses ja armastuses meie poolt teie vastu, nõnda olge helde käega selleski armastustöös. Ja Passion tõlge ütleb umbes niimoodi: te teete hästi ja olete suurepärased igas suhtes, vankumatud usus, väelises kuulutuses, ilmutuslikus teadmises, kirglikus pühendumises ja armastuse jagamises, mida oleme teile näidanud. Nii vaadake, et te oleksite suurepärased ka armu täis helduses. Kas pole imeline? Jumal tahab, et sa kasvaksid, isegi ületaksid ennast armastuses ja inimeste vastu ja ka usus Jumalasse ja täpselt samamoodi siis ka andmises. Et see on nii imeline, et Jumal seob kõik selle. Et raha on ju tegelikult ju tööriist, on ju. Kui see on tööriist sinu käes, siis sellest on kasu. Kui see on su südames, siis see on mürk. On ju nii? Nii et Jumal ei taha, et
raha omaks sind, vaid sina omaksid raha. Ja teeksid seda, milleks tema on sind kutsunud ja oleksid suureks õnnistuseks paljudele, eriti oma ligimestele. Nii et kasvame siis usus ja armastuses ja siis me kasvame ka andmises. Palvetame. Kallis taevane Isa, me täname, ülistame sinu armu eest, et sina, issand, oled nimeliselt sidunud armastuse ja andmise ka, issand, et see on kõik üks tervik, et see kõik lähtub südamest, issand, ja kui meie oleme oma südamed andnud sinu kätte, issand, siis sina oled täitnud meid selle ligimse armastusega ja ka igatsusega, issand, mis iganes meil on, issand, anda sulle tagasi ja olla õnnistuseks, issand, väga paljudele ja sinu kogudusele, et see saaks üles ehitatud, nagu sina tahad. Issand, sündigu sinu tahe, nagu taevas, nõnda ka siin koguduses ja igaühe südames. Jeesuse nimel palume seda. Amen. Ja nii kaua, kui korvid käivad ringi, ma loen ette teated. Meie nädal koguduses on ikka endist viisi. Teisipäeviti kell 19.00 on osadusgrupp koguduse kohvikus. Kolmapäeva hommikul on palvehommik kell 10 hommikul. Kellel ei ole vaja tööle minna, saavad tulla. Neljapäeva õhtul palveõhtu kell 19.00, samamoodi jälle kirikuruumides võite tulla kohvikusse. Ja noorteõhtu toimub 2 korda kuus ja mul praegu kuupäev ja ülejärgmine nädal on järgmine kord 11. oktoobril. Nii ja pühapäeval me olemegi juba oktoobrikuus. Jumalateenistus on kell 11, võib tulla kell 10 juba kohvikusse, hommikukohvi jooma ja ka vestlema nendega, kes kohale on tulnud ja kell 10 hommikul on ka palve üleval toas, ka võite liituda, kes soovib. Ja oktoobrikuu teema on Jumala perekond ja meile jutlustab järgmisel pühapäeval piiskop Alu Rõunpuu. Aga nüüd veel sündmustest. Nagu me juba kuulsime, siis järgmisel pühapäeval saabub meie kogudusse Eelim missioonigrupp ja juba pühapäeva õhtul kell 18.30 on meil võimalus tulla evangeelsele õhtule ja kutsuda ka kõiki oma sõpru tuttavaid kaasa. Ja seesama läheb edasi esmaspäeval kell 18.30 ja teisipäeval, et 3 õhtul meil on võimalus tulla ka õhtul kogudusse ja olla koos Jumala ees. Ja loomulikult saada ka uusi tuttavaid. See on ka üks väga oluline asi ja missionärid, nemad on tulnud siia missioonireisile ja ma usun, et me saame nende käest ka innustust, et võib-olla kuskile mujale minna, külla minna, mis iganes. Jumal teab. Nii, aga veel üks oluline asi. Lootuse festival Lootuse aeg on väga lähedal juba, 18. ja 19. oktoober Tallinnas Tondiraba jäähallil ja jäähalli peaareenil ja me oleme juba sellest ka väga pikalt rääkinud, et saab registreerida tasuta bussidele nii laupäeval kui pühapäeval. Ja buss sõidab edasi ja tagasi ja täna on viimane päev, kus te saate registreerida. Nii et kellel veel on ikkagi selline kahe vahel, kas minna või mitte, et siis te võite mulle teada anda, et täna veel saab registreerida ja siis ma saadan kõik nimekirjad ära. Ja see on nüüd teadetest kõik ja meil on sünnipäevalapsed. Ja 19. septembril oli sünnipäev Erki Pajul. 20. septembril oli sünnipäevalaps Maiu Medri. Ja eile 27. oli sünnipäev Eerikal, Eerika Reisko. Ja ma näen Maiut täna siin ja Maio on meil ka see, kes täna jagab jumalasõna, aga enne me võiksime tema eest ikkagi palvetada ja soovida talle õnnistusi, nii et Maiu, palun tule siia ette.
kas piiskop Alur oleksite nõus tulema palvetama? Isa taevas, me täname sind armsa Maiu eest, täname, et sa oled teda kutsunud ja sa oled andnud talle ka annid, et teenida seda rahvast, kelle keskel ta elab, nende andidega. Ja Jumal, me palume, et see aasta, mis nüüd on taas tema jaoks nagu uus, võiks olla üks aasta, kus ta enam ja enam kogeb ja tajub seda osa, mida sa oled talle andnud veelgi sügavamalt. Issand, me täname, et me võime õnnistada tema sissetulekuid ja väljaminekuid sinu kalli nimel ja usume, et selles nimes on jätkuvalt tema jaoks kogu varustus olemas, mida ta vajab. Tänu sulle selle armsa inimese eest. Amen. Amen. Suur tänu. Et see oli, aitäh. Et see oli natuke üllatav isegi. Et kes pole tähele pannud, siis jah, koguduse sünnipäevade nimekirjas mind ei olegi, sest ma olen ju Muhu koguduse liige ja see on ka missioonitöö ja nagu nägite, meie pastor on ka siin. Aga tervitan tõesti teid Muhu koguduse poolt. Suur rõõm on teid jälle näha. Suur rõõm on siin ka olla. Ja tõesti, ka Alur palvetas, et Jumal annaks siis nagu tunda ja teada seda, mis on Jumal just minu osaks andnud või mis on see minu and. Ma usun, et meil igal ühel on omad annid, millega me saame teenida, millega on Jumal meid kutsunud teenima. Ja huvitaval kombel kuidagi oli see tänane Jumala teenistus ka, ta oli nagu juhitud Jumala poolt. Nii auline oli kuulda, kuidas kogudus laulab. Kui siin ees on ülistus, siis me ei kuule seda. Aga nüüd te kuulsite seda teie südame ülistust. See oli imeline. Ja see on imeline, mida Jumal teeb. Temal ei ole mitte midagi juhuslikku. Täna, kes te siin olete, igaüks, te ei ole siin juhuslikult. See on Jumala kutse olnud, isegi kui sa oled siin esimest korda, teist korda. See ei ole juhuslik, sest sina ei ole juhuslikult siia ilma sündinud. Sa oled imeline Jumala looming. Sa oled Jumala laps. Aga selle juurde jah, me peame jõudma. Aga kõigepealt ma tahaksin paluda, et Jumal annaks selle sõnumi. Isa, me täname sind, et sinu jaoks ei ole mitte midagi juhuslikku. Ma õnnistan igat ühte, kes täna kuuleb seda jutlust. Olgu see vabastav, üles ehitav, sinu armu endas kandev, Jeesuse Kristuse nimel. Et tõesti sinu vaim puudutaks inimeste südameid. Sina, kes sa oled looja, loonud inimese, loonud maailma, loonud inimese, et see inimene võtaks selle valitsuskepi enda kätte. Issand, sa oled kutsunud inimese selleks. Valgusta inimese südant, valgusta meie südant, valgusta iga ühe südant. Tõesti kostku sinu vaimu hääl üle Eestimaa, üle maailma, issand. Tõesti sinu vaimu hääl, see, mis kannab endas mitte ainult teadust, tarkust, vaid ka väge. Seda, mida sa oled andnud oma inimestele, seda, mida sa tahad anda igale inimesele. Sa oled ta loonud niimoodi, et kanda oma vaimu, sinu vaimu, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand, ja tõesti juhi seda sõnumit täna Jeesuse Kristuse nimel, sest sa oled loonud ka minu. Ja sa tead täpselt, kuidas mind juhtida.
Jeesuse nimel. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle. Meil on tõesti, igalühel on erinevad annid, igalühel on midagi. See oli imeline, mis täna Merike rääkis. Ja need tunnistused, mis on siin olnud, need on imelised, need on ülivajalikud, et me räägiksime seda, mida Jumal teeb, mida Jeesus teeb, miks Jeesus Kristus suri. See on nii oluline. Ja minu tänane sõnum on ka, kui ma olin Jumala ees, palusin, et Jumal annaks selle sõnumi. Neid teemasid oli ju mitmeid. Lõimumine, see on töö inimestega, kuidas inimene üldse ka sulandub perekonda, mis on pere enda ülesanne, kuidas see inimene ise saaks ka nii-öelda omalt poolt siis nagu olla see pereliige, kuidas olla avatud. Kõik see, need on olulised küsimused. Ja eelmised jumalateenistused on ka olnud väga õpetlikud. See, kuidas kogudus toimib, kui üks ihu. Ja samas igal ihu liikmel on oma ülesanne. Jalg ei saa öelda käele, et miks sa ei ole nagu jalg. Et jalad hoiavad meid püsti, aga kas jalad sellepärast paremad on kui käed? Neil kõigil on oma ülesanne. Ja meil kõigil on oma ülesanne. Jumal ei ole sind juhuslikult kutsunud. Me ei ole juhused. Ja Johannese 1:12-13. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Igaüks, kes võtab vastu selle evangeeliumi sõnumi, ta sünnib uuesti, ta sünnib Jumalast. See osa on ka lõimumise väga suur osa, et me teame, kes me oleme. Me oleme Jumala lapsed. Ja Rooma 8:14 ja kuni 17, ma loen selle ka. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed, sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Appa, isa. Seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et te olete Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad. Nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Mul on teile selline küsimus. Kas teate, mis asi on testament? Ma usun, nii mõnedki on kokku puutunud sellise dokumendiga nagu testament. Ta on paber. Sinna on kirjutatud väga oluline info. Aga see testament, ta ei toimi automaatselt. Mul on vaja seda lugeda. Ka siis ta ei hakka veel toimima. Mul on vaja lugeda, teada, saada, mis seal kirjas on. Siis ma pean hakkama taotlema seda, mis seal kirjas on. Ma pean hakkama tegelema, küsima, minema teatud instantsidesse, küsima, ma tahan seda, mis mulle on pärandatud. Nii on ka selle testamendiga, mis meile on kirjutatud. Me peame uurima, mis siin sees kirjas on, mis siin meile öeldakse. See ei toimi automaatselt siis, kui ma seda loen. See ei toimi sel juhul, kui ma ainult võtan seda tarkusena. See toimib siis, kui ma hakkan seda taotlema iseenda jaoks ja ellu viima. Missioon on ka üks väga oluline koht, väga oluline osa. Aga ka see koguduse töö, kõik ei saa minna Aafrikasse, kõik ei saa minna Hiinasse. Üks oluline töö on koguduse sees.
me saame igaüks olla heatahtlikud üksteise suhtes, me saame igaüks olla, nagu Andra ka rääkis, see kõik on koguduse sisene töö. Kuid ikka veel ma ei ole rahul. Midagi on veel vaja. Mul on vaja midagi, mis paneb selle tööle. Ja ma loeksin 1. Korintuse kirjast 2. peatükist. Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust. Sest ma otsustasin, ta otsustas teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui risti löödust. Paulus, kellel oli tarkus. Paulus, kellel, ma usun, et olid pühad kirjad peas, aga ta otsustas tunda ainult Jeesus Kristust. Ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas. Mees, kellel oli tarkus, ta oli haritud. Haridus ei ole halb. No me näeme ju Paulusest. Ta oli väga haritud mees. Nii mõnedki Jumala sõna suured tegijad, nad on väga haritud. Gordon Van Velen oli, praegu ta on muidugi lahkunud, aga ta oli ka teoloogia doktor. Ja neid on nii mõnedki, kes on kirjutanud raamatud, väga väelised raamatud, kui sa selle kätte võtad, hakkad lugema, sest kohe tunned Jumala ligiolu, nad on olnud väga haritud inimesed. Ja ka Paulus oli väga haritud inimene. Ja ometi ta oli nõtruses, ta tuli nõtruses, nõrkuses nende juurde ja kartuses ja suures värinas. Tal oli tarkus, aga tal oli ka see vaimutarkus. Ta kohtus Jeesuse Kristusega Emmause teel. Ja mitte ainult ta ei kogenud ega näinud seda valgust, vaid ta koges ka seda väge, mis tegi ta pimedaks 3 päevaks. Et see, kes või kelle teenijad me oleme, me peame teadma ka seda, et see värin meie sees, see ei olegi nii paha teinekord. Ja lähme siit edasi. Ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid vaimu ja väe osutamisega. Nagu ma ütlesin, tarkus ei ole halb asi, aga siin on veel midagi vaja. Siin on vaid vaimu ja väe osutamisega. Ka see on lõimumise juures üks väga oluline asi, et ma küsin Jumala käest, kuidas ma ühe või teise inimesega peaksin suhtlema. Kuidas temale läheneda? Me oleme nii erinevad. Me tuleme väga erinevatest kohtadest. Need läbielamised võivad olla üsnagi rasked. Ja me ei pruugi mõista teist inimest. Me vaatame tema pealispinda ja võib-olla see on väga ilus, aga hoidku Jumal selle eest, et ma ei läheks teda enda suguseks tegema Jeesuse nimel. Et ta tõesti, püüame mõista üksteist, püüame aru saada, sest kurat, jah, ta tahab inimest hävitada. Jumala sõna on öelnud, et saatan on tulnud valetama, varastama, hävitama, aga Jeesus on tulnud, et anda elu ja elu ülirohkesti. Kiidame Jeesust selle eest, halleluuja. Ja siit ma lähen nüüd edasi sama peatükiga, et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. See sama kogudus, see Korintuse kogudus, ega ju tema ka ei olnud rumal. Tal oli ju ka tarkus, aga samas, et see oleks Jumala väes.
see vägi, mis on mind paelunud nii väga algusest peale, kui Jumala vaim mind puudutas. Kõige esimese tugeva puudutuse ma sain tõesti Jumalalt, kui ma lugesin armastuse ülemlaulu, 1. Korintuse kiri 13. Sellega puudutas Jumal oma väega. Ja ta on nii mõnigi kord veel puudutanud, need on väga sellised huvitavad lood tegelikult. Ja ma julgustan teid paluma, et Jumal näitaks oma väge. Sest ta ei ole kutsunud kogudust ainult seisma tarkuse peal, vaid ta on kutsunud kogudust seisma üleloomulikkuses ja väes, et olla valguseks. Isegi enesest meil ei ole seda jõudu, aga koos Jeesusega ta on lubanud seesama missionikäsk, minge ja ristige ja õpetage ja mina olen teiega, ütleb Jeesus. Need on Jeesuse sõnad. Tarkus on hea asi. Ilma selleta ei saa. Ilma tundmata piiblit ei saa. Ilma tundmata seadust ei saa. Sest seaduse läbi olen ma surnud seadusele. Ma pean teadma, millele ma olen surnud. Ma tean, mis on minu pärand. Ma pean uurima, mis on mulle pärandatud. Ja ma pean rakendama seda. Sest mida Jeesus ütles? Te saate tegema veel suuremaid tegusid, kui mina teen. See on see, mida Jeesus teeb. See on see, mida Jeesus meie läbi teeb. Et kogudus oleks ühtne. Kui me vaatame üldse seda 1. Korintuse kirja, mida Paulus kirjutab Korintuse kogudusele, siis kõigepealt ta ju kiidab seda kogudust ja ütleb, et kõik vaimuannid toimivad teil. Aga kas see kogudus oli täiuslik? Me ei pea vaatama ka üksteise peale, et me oleksime täiuslikud, ilusad, sellised kenad. Ei pea. Armastus olgu meie keskel. Armastus ei tähenda ainult seda, et ma püüan hästi rahulik olla, ma püüan meeldiv olla. Armastus on ka see, et see tõde tuleb esile. See, et sellel inimesel on valus. See, et ta vajab Jumala puudutust. Ta vajab seda, mis sinul just konkreetselt on. Need sõnad, mis on sinu sees, sa oled kui aarete laegas ja ava see ja las need sõnad tulevad esile, mida püha vaim on sinu sisse pannud. Ole see valguse kandja, aga ära sule seda valgust iseendasse, vaid ava see laegas. Las Jumal avab selle laeka, et see valgus tuleks välja. Võib-olla on just üks ainus inimene, kes vajab seda. Ja tõesti, kuidas me oleme kutsutud? Mitte palju suuri, mitte palju vägevaid. Mina olin ka kunagi seal kõige tagumises pingis, nii et jah, sealt, kes seal praegu on. Et need võivad ettepoole tulla varsti. Aga tõesti, ma ei arvanud endast mitte midagi. Kes puudutas? Oli Jumal. Jumal puudutas. Ma tahan rääkida praegu ühest väga väelisest kogemusest ka oma elus. See ei toimunud kuskil rahvaste keskel, kuskil püüne peal, ei toimunud. See toimus minu kodus. Uurisin raamatut, Terek Prints, nad ajavad välja kurja vaime. Väga huvitav raamat, soovitan lugeda. Meie sõnadel on vägi. Aga veel suurem vägi on Jeesusel ja see, kes oled sina. Jumala laps, uus loodu. See väeline olend, see imeliselt ja kardetavalt loodud olend. Lugu oli selline, et ma hakkasin uurima seda raamatut, hakkasin kasutama neid vormeleid, mis seal kirjas oli.
hakkasin siis kordama neid asju, no endal oli väga põnev ka. siis hakkaski Jumal hakkas esile tooma midagi, mis kunagi oli juhtunud. See oli selline vaimulik teema ja uurisin kõik sealt raamatust ka, et kas see võib nii olla. Jaa, võib olla niimoodi. Ja hakkasin paluma samade sõnadega, nagu Terek Prints on õpetanud. Palusin päris pikalt. Ega olukord ei läinud paremaks, olukord läks halvemaks, mu tervis läks halvaks. Kuni sinnamaani, et ma pidin tunnistama Jumalale. Jumal, mul on 2 väikest last, nad vajavad mind veel. Olukord läks nii hulluks. Aga siis, kui ma olin kummuli Jumala ees kodus, Jumala vaim kõnetas mind isiklikult. Mitte sinu sõnad ei vabasta sind, vaid vägi, minu vägi. Mitte minu vägi, vaid tema vägi, kuidas ta isiklikult kõnetas. See tähendab, kui meie palume midagi Jumala käest, ta vastab meile, ma julgustan teid otsima tema palet. Ta on isik, ta on eriline isik. Jah, tõesti, südamevärinaga pöördume tema poole. Aga ta on isik, kes armastab inimest ja on andnud oma loomuse selle inimese sisse. Miks hävitab maailma vaim inimest? Sellepärast, et ta ei ole loodud seda maailma vaimu kandma. Ta on loodud ainult Jumala vaimu kandma. Sa oled niimoodi üles ehitatud. Ja, et need on need väelised kogemused, mida Jumal tegelikult tahab meile anda. Ja see on ka see lõimumise juures üsnagi oluline, et inimene saaks teada, kes ta on. See on otse kindlasti, kui inimene tuleb kogudusse, siis hingevaenlane kohe kindlasti tahab keerata üles. Kui see inimene on just kogenud Jumala armastust ja näeb, et ta astub ämbrisse, siis on tal eriti vaja tuge. Olen mina need ämbrid samamoodi ära kolistanud ja ma usun, et nii mõnedki meist. Aga ära karda neid ämbreid, ära karda, et nad kolisevad. Sa oled koguduse turvalises keskkonnas, et kogudus, vot see on ka koguduse ülesanne, et aidata just sellest ka üle. Et mitte näpuga näidata, vaid tõesti, see on üks osa. Kukkumine on ka üks osa sinu elust. Laps õpib kukkudes käima. Loomulikult ei ole kukkumine eesmärk iseenesest. Loomulikult mitte üks lapsevanem ei taha, et tema laps kukub. Loomulikult Jumala süda otse kui käriseb, kui ta vaatab, kui me saame haiget. Nii väga ta armastab meid. Aga ära karda. Nagu Peetruski ta astus vee peale. Aga nagu Peetruski ta hakkas vajuma, nagu meiegi teinekord hakkame vajuma. Aga nagu Peetrusegi tõstis Jeesus ülesse, ütles, miks sa kahtlesid? Kes tõstis ta ülesse? Jeesus tõstis ta ülesse. Nii kaua, kui on meie silmad Jeesuse peal, nii kaua see teekond siin maa peal, ta on imeliselt hoitud. Aga ta tahab tõepoolest, et me kasutaksime seda väge ka. See on mind nii paelunud, just see tema väeligiolu. Ma mäletan ka ühte seika, mõni päev enne seda, kui Ukraina sõda algas. Siis pastor Tõnu palus siia ette inimesed, kes palvetaksid. Siis ei olnud veel midagi näha, et midagi oleks sündimas. Jumal andis sõnumi, et ära karda, see tuleb, see kõik tuleb nagunii. Aga Jumal tõstab üles inimesed. Ja niimoodi läks, Jumal tõstis üles inimesed. Nüüd ei ole see võitlus enam selle ainsa riigi võitlus.
vaid see on väga-väga suurte riikide ja organisatsioonide kaudu juhitud võitlus. Ja ma tahaksin siit veel minna nüüd edasi. Et see on üks imeline osa, mis Jumal on meile andnud. Ja just selles testamendis peame seda uurima, teada saama ja rakendama. Aga kuidas rakendada? Jah, koguduse siseselt, kui me vaatame neid juhiseid, mida Paulus on andnud, tegelikult need on väga lihtsad. Muidugi teinekord pealt vaadates ainult. Aga mis on need vaimuviljad, kui me vaatame Galaatia kirjast 5. peatükist? Ma loen siit 16. salmist alates. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teineteise vastandid. Nii et teie ei saa teha seda, mis tahate. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seaduse all. Lihaliku loomuse teod on. Me võime nad ära tunda. Nad on ilmsed. Need on huurus, rüvedus, kõlvatus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemine. Ja neid võib siit veel lugeda. Me ei pea hoidma oma silmi selle peal. See on see lihalik loomus. Need on need harjumused, mis tulevad kaasa. Sageli need inimesed, kes võib-olla kokku puutuvad Jumalaga, tulevad kogudusse, nad ei saa aru, mis nendega toimuvad. Sest see lihalik loomus, ta ei oska veel sellega toime tulla. Aga siit me saame ära tunda, mis asjad need on. See, et see inimene kukub veel, see on osa koguduse elust. Aga samas see suund peab olema mujal. See, et see kukkumine tuleb, inimesed olema. Aga minu suund minu pilk ei pea olema selle peal, vaid minu pilk olgu Jeesuse Kristuse peal. Püha vaim teeb meie igaühe südames tööd. Ja püha vaim annab tunda ka, mis on läinud valesti. Aga 22. peatükis loeme, aga vaimuvili on armastus. See on üks suurimaid vaimuvilju. Nagu me teame, kuidas vili tuleb. Kõigepealt paneme seemne maha, laseme kasvada. Siis vaatame, kuidas vili valmib. See võtab aega. Armastuse kasvamine, ta võtab aega. Ja mis see armastus siis on? Rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Seadus on jõuetu selle vastu. Seadus on jõuetu armastuse vastu. Saalomoni kirjutatud armastuse ülemlaul ütleb, et armastus on tugevam kui surm. Ja kui me käime koos Jumalaga, siis me kogeme seda. Me kogeme, et armastus tõepoolest on üks kõige tugevam, mis üldse Jumal on välja mõelnud. Et Jumal on imeline. Ja võib-olla see ongi täna kõik.
see on see, mis Jeesus teeb. Ta tahab, et see vägi meis tuleks esile. See on see, mis on koguduse ülesanne. Olla see valguse kandja. Näha, et kõik näeksid, et meie keskel on armastus, et me tõstame üles üksteise, kes on kukkunud, kes on kuskil viga saanud. Aga me tõstame üles, sest hingevaenlane, jah, eks ta tahab ikka haiget teha. Ikka võib-olla öeldakse, et see ei ole midagi. Inimesena võib-olla ei olegi midagi. Mis on teinud, mis minust on üldse tehtud, see on Jumala kätetöö. Ta on vorminud, see on tema töö. Ja ma usun, et iga üksteist, kes on vähegi tundnud Jumala väe ligiolu, see on nii meeldiv, see on nii turvaline, sa oled nagu tema käte peal. Ta tahab ainult seal veel olla. Ma julgustan teid tunnistama veel, otsima Jumala palet, otsima tema väge. Jah, meil on mõlemat vaja. Nii seda teadmist, mis siin on, aga ka seda väge. Jeesuse nimel. Tänan. Ja ma annan siit teatepulga jälle edasi. Aitäh, Maiu. See oli tõesti nii vaimust juhitud ja kuidagi nii rikas, mida sa rääkisid. Meil on üks tunnistus veel ja ma palun Uljana, tule ja räägi, mis Jumal su südamesse on pannud. Tere, ei saa koju viia. Merike, tänu heale tunnistusele. See juhtus eile. Hommikul ma mõtlesin, et õuna tahaks. Aedade pealt ma olen kõik õunad saanud, mis tänavatel on, aga nüüd pole ammu juba olnud neid. Läksin linna, mul oli asjaajamist. Ühesõnaga õhtul mul õnnestus oma PIN-kood lukku panna ja pukiga ma ei hakanud üldse tegelema, et läheb see ka äkki. Läksin siis esindusse nagu. Ja tee peal meie tänavas vaatan suur korvõunu. Vola. Et kui tagasi tulen, siis võtan, kui on. Ja käisin seal esinduses ära ja sain asjad korda ja siis läksin poodi ja sain endal ka veel asju seal. Nii et mul oli kott, kandekott nagu. Ja läksin toidupoodi. Valisin sealt ka midagi ja hakkan maksma. Rahakotti ei ole. Ja vaatan, appikene, mul ei olegi käekotti. Esimene mõte oli kohe, et mis siis nüüd, kuhu ma torman, mobiil ja kõik pukid ja pinnid ja kõik on seal, rahakotist rääkimata, mis seal on, kõik kaardid. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et hakkasin kerima enda teekonda tagasi. Ja siis oli nii, et mul tuli pilt silma ette, et ma jätsin selle poodi leti ette olevale väiksele letile, selle koti. Ja siis ma läksin sinna ja tänasin Jumalat, et sündigu sinu tahe. Ja vaatasin, loomulikult seal oli rahvast palju ja seda kotti seal leti peal ei olnud enam. Aga ma vaatasin ringi leti taha ja vaatan, see vedeleb seal kõigi asjade peal. Ma siis läksin müüja juurde ja ütlesin, ma võtan selle koti sealt ära. Et see on minu. Ma olin nii tänulik Jumalale. See on nii super. Ja läksin koju ja need õunad olid ka veel alles. Ja ma sain õunu ka. Ja ma olin nii tänulik. Me ei pea isegi paluma, kui me liigume Jumala
Jumala ligiolus, kui meie süda on talle kogu aeg avatud, 24/7, siis ta lihtsalt kannab meie eest hoolt. Nii et see on nii super ja ma olen nii tänulik, olgugi, et ei olegi midagi erilist, aga ikkagi. Mitte nii radikaalne nagu Merikesel. Aitäh! Ja nüüd me saame veel olla ülistuses ja nagu te näete, täna on kõik teistmoodi. Me saame vaadata oma sisse ja Jumala peale. Meie silmad ei jälgi ekraani ega inimesi, kes on laval. Ja võtame sellise aja, et olla veel koos Jumala ees ülistuses. Siin sinu ees su sulane ootab su häält. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. Siin sinu ees, Isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Siin sinu ees su sulane ootab su häält. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su häält. Siin sinu ees, Isa hea. Sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Seisan ja ootan su häält. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täida paik, kus seisan ja ootan su häält. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi sa.
siin sinu ees, su sulane ootab su häält. Siin sinu ees seisan ma. Amen. Meie jumalateenistus on lõppemas ja õnnistatud uut nädalat kõigile ja Jumal hoolitseb meie eest, nagu me täna tunnistustes kuulsime. Ja me võime teda usaldada, et ta juhib meid. Aga kellel on veel aega, me saame kohviku osaduses olla ja ma palun, et piiskop Valur teeks lõpupalve. Jeesus, me täname sind selle päeva eest ja täname sind, et oleme võinud tõesti panna tähele sinu sõna ja kuulata neid tunnistusi, mis kõnelevadki elust koos sinuga. Tänu sulle iga siin olija eest ja tänu sulle, et sa oled tõesti tõotanud, et sa kannad hoolt oma laste eest nii mures kui rõõmus. Ja me palume ka, et meie kallid vennad-õed, kellel on täna väljakutseid ja raskusi, võiksid kogeda nende sinu püha vaimu väge nende olukordade sees. Et sinu vägi tõesti vallanduks ka seal, kus tundub inimlikult, et enam ei ole võimalik. Tänu, et sa oled tervendaja, issand. Sa oled siin, et puudutada ka neid inimesi oma tervendava väega, kelle ihudes on teatud probleemid. Issand, sinu sõna ütleb, et sinu haavade ja veermete läbi on meile tervis tulnud. Tõesti kinnita usku, et see vastu võtta ka oma elu nende kohtade peal, kus on need väljakutsed. Jeesus, austatud olgu sinu kallis ja püha ja väeline nimi, milles on päästet igale ühele, kes usub. Tänu ja kiitus sulle. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud päeva jätku kõigile.